Aastal 1993, kui Eesti taasiseseisvuse esimesed aastad alles algasid, ilmus Tartu Panga arhiivist dokument, millest peaaegu mitte keegi ei rääkinud avalikult. See oli Lennart Meri isiklik pangakonto väljavõte ajavahemikust 1987 kuni 1989, mil ta töötas Nõukogude Liidu kultuuriministeeriumi juures ja kirjutas raamatuid, mis müüsid kümnetest tuhandetest eksemplaridest. Numbrid selles dokumendis olid hämmastavamatest hämmastavam. Kirjaniku režissööri kontol oli raha, mis vastas tänapäevases vääringus mitme aasta keskmisele palgale, kuigi ametlikult ta teenis loomeinimesena tagasihoidlikku tasu. Kust see raha tuli? Kas kirjanduslikud honorarid tõesti võisid anda nii palju? Või oli Meril ligipääs rahaallikatele, millest tema kaasaegsed ei teadnud? Ja mis kõige olulisem, miks need pangadokumendid kadusid arhiivist juba mõni nädal pärast nende avastamist? Juba enne seda, kui Lennart Merist sai Eesti president, ringlesid tema ümber kuulujutud, et tema rikkus on palju suurem, kui avalikkusele teatati. Tema kolleegid kirjandusmaailmast mäletavad, kuidas ta reisis välismaale sagedamini kui enamik Nõukogude kirjanikke, kuidas tal oli ligipääs valuutale ajal, mil see oli tavainimeste jaoks peaaegu võimatu, kuidas ta ostis raamatuid ja asju, mida teised ainult unistada said. Tema sõbrad räägivad, et Meri elas alati veidi paremini, kui tema ametlik sissetulek seda lubanuks. Keegi ei küsinud avalikult, kust see kõik tuli, sest Nõukogude ajal selliseid küsimusi lihtsalt ei esitatud. Aga need, kes Merit lähedalt tundsid, teadsid, et tema finantsasjad olid keerulisemad, kui pinnalt paistis. Kui Meri sai aastal 1992 Eesti presidendiks, oli üks esimesi küsimusi, mida ajakirjanikud esitasid, seotud tema varaga. Kuid vastused jäid ebaselgeks. President esitas küll ametliku varandusdeklaratsiooni, nagu seadus nõudis, aga see dokument jättis palju küsimusi vastamata. Seal oli kirjas tema Tallinna korter, mõned pangakontod ja raamatukogust väärt raamatukogu, aga need, kes tundsid Meri eluviisi, teadsid, et pilt ei saanud olla nii lihtne. Oli kortereid, mida ei mainitud, oli välismaale tehtud investeeringuid, millest avalikult ei räägitud, oli honorare, mis kadusid müstiliselt dokumentidest. Meri ise ei rääkinud oma rahaasjadest kunagi avalikult, ta pidas seda privaatseks teemaks, millesse kellelgi ei ole õigust tungida. Aga miks? Miks peaks riigijuht, kelle kohustus on olla läbipaistev oma kodanike ees, hoidma oma finantsolukorda saladuses? Kas seal oli midagi, mida ta ei tahtnud, et inimesed teaksid? Või oli see lihtsalt tema põhimõte, et raha on isiklik asi, millesse keegi teine ei tohi sekkuda? Need, kes töötasid presidendi kantseleiga lähedalt, räägivad, et Meri oli oma rahaasjade suhtes äärmiselt ettevaatlik, ta kontrollis isiklikult iga arvet, iga tehingut, iga kulutust. Ta ei lasknud kellelgi teisel oma finantse hallata ja see tegi inimestele mulje, et tal oli midagi peita. Mis see oli? Vastused algavad palju varem kui tema presidentuuraeg. Need algavad ajast, mil Lennart Meri oli lihtsalt poiss, kelle pere pidi elama keerulistes oludes ja kus raha oli alati probleem. Tema isa Georg Meri oli diplomaat, kes teenis Eesti Vabariigi ajal välismaal ja pere elas suhteliselt hästi. Aga siis tuli aasta 1941 ja kõik muutus. Nõukogude okupatsioon, deportatsioon Siberisse, aastad vangistuses ja paguluses, see oli aeg, mil Meri pere kaotas kõik oma varad, oma maja, oma raha, oma tuleviku väljavaated. Lennart ise töötas Siberis metsa raiumisel ja kala püüdmisel, elades minimaalsel sissetulekul, mis kuidagi sündisid ja perekonda üleval pidas. Kui Meri perekond sai lõpuks aastal 1942 tagasi Eestisse naasta, algas teine võitlus ellujäämise eest Nõukogude süsteemis. Lennart pidi leidma viisi, kuidas ennast ja oma lähedasi üleval pidada, ilma et oleks poliitiliselt kahtlase taustaga. Ta proovis mitut erinevat teed, töötas tõlkijana, toimetas raamatuid, kirjutas artikleid, aga seda kõike väikese tasuga, mis peaaegu ei võimaldanud normaalselt elada. Aga juba neil aastatel hakkas Meri arendama midagi, mis hiljem muutus tema peamiseks sissetulekuallikaks, kontakte välismaal, võimet müüa oma ideid ja loomingut, oskust liikuda süsteemis, mis enamikule inimestele oli suletud. Kuidas ta seda tegi? Kuidas tavaline kirjanik Nõukogude Liidus, kellel ei olnud juurdepääsu välisvaluutale ega rahvusvahelistele turgudele, suutis luua oma finantsbaasi? Meri kolleegid räägivad, et ta kasutas oma isiklikke sidemeid, mida ta oli kogunud juba enne sõda oma isa diplomaatilise karjääri kaudu.
Ta teadis, kuidas käituda välismaalastega, kuidas nendega läbirääkimisi pidada, kuidas pakkuda oma teenuseid viisil, mis oli vastuvõetav nii Nõukogude võimudele kui ka välismaistele partneritele. See oli harukordne oskus, mida väga vähesed inimesed Nõukogude Liidus omasid ja Meri kasutas seda oma eelisena. Aga kas selle eelise kasutamine oli alati seaduslik? Kas Meri tegevus ei läinud kunagi vastuollu Nõukogude seadustega, mis keelasid eraviisilise rahateenimise ja kontakte läänemaailmaga? Need on küsimused, millele täna enam pole lihtne vastata, sest paljud dokumendid sellest ajast on kadunud või hävitatud. Aga need, kes Merit tundsid, ütlevad, et ta oli meister balansseerimise spiril, mis eraldas lubatud keelatud, legaalset illegaalsest. Ta tegi seda aastakümneid ja ta ei jäänud kunagi vahele, mis iseenesest juba räägib tema oskusest navigeerida keerulises süsteemis. Esimene suur läbimurre Meri finantsedus tuli aastal 1965, kui ilmus tema esimene suur raamat, Hõbevalge. See oli dokumentaalromaan soome-ugri rahvastest, nende ajaloost ja kultuurist ja see saavutas Nõukogude Liidus uskumatu edu. Raamat müüdi välja esimese paari kuu jooksul, seda korrati uuesti ja Meri sai honorare, mis olid tema jaoks tohutu raha. Üks eksemplar andis kirjanikule mitu kopikat ja kui tiraaž oli 10 000, siis lihtne matemaatika näitas, et Meri teenis selle ühe raamatuga rohkem, kui ta oleks saanud mitme aastaga tavaametnikuna. Aga honoraride süsteem Nõukogude Liidus oli keeruline. Raha ei makstud kohe välja, vaid kogunes erilisel kontol, millele kirjanikul oli juurdepääs ainult teatud tingimustel. Lisaks sellele oli osa honorarist mitte konverteeruv, see tähendas, et raha võis kasutada ainult Nõukogude Liidu territooriumil, mitte välismaal. Aga Meri, tänu oma kontaktidele ja oskusele süsteemiga manipuleerida, suutis luua skeeme, mis võimaldasid tal kasutada oma honorare ka välismaal. Kuidas? See jääb siiani mõnevõrra müsteeriumiks, aga tema kolleegid viitavad, et ta kasutas kirjandusfondi, välismaiste kirjanike liitude ja kultuurivahetusprogramme, mis võimaldasid tal legaalselt viia raha väljapoole Nõukogude piire. See oli ainult algus. Hõbevalged edu järel hakkas Meri kirjutama üha rohkem, tulid jääle jäänud laev, virmaliste väravates, tähemärkide jälgedes ja iga raamat andis talle uusi honorare, uusi võimalusi raha teenida. Aastakümne lõpuks oli Meri üks rohkem teeninud kirjanikke kogu Nõukogude Liidus ja tema finantsolukord oli muutunud oluliselt paremaks kui enamus tema kaasaegseid. Aga kas see kõik oli ainult raamatute müügist? Või oli seal veel midagi? Need, kes tundsid Merit lähedalt, räägivad, et ta oli väga osav ärimees, kuigi ta ise ei nimetanud end kunagi nii. Ta teadis, kuidas kasutada oma kuulsust lisavõimaluste loomiseks, ta pidas loenguid, osales konverentsidel, konsulteeris filme ja teatrietendusi ja kõik see andis talle lisatulu. Tema kalendris polnud ühtegi vabapäeva, ta liikus pidevalt linnast linna, riigist riiki, luues kontakte, mis hiljem võimaldasid tal teenida veelgi rohkem. See oli väsitav eluviis, aga see andis tulemusi ja Meri ei kaevanud kunagi. Ta teadis, et iga uus kontakt, iga uus projekt on samm edasi tema finantsstabiilsuse poole. Aga oli veel üks pool Meri raha teenimises, millest avalikult vähe räägitakse. See oli tema tegevus filmirežissöörina. Juba alates aastast 1962 hakkas Meri tegema dokumentaalfilme, mis saavutasid suurt populaarsust nii Nõukogude Liidus kui ka välismaal. Tema filmid olid erinevad, nad ei olnud tavalised propagandafilmid, vaid kunstilised dokumentaalid, mis uurisid ajalugu, kultuuri, loodust viisil, mis oli uuenduslik ja huvitav. Need filmid võitsid auhindu, neid näidati festivalidel ja nad tõid Merile nii mainet kui ka raha. Filmihonorarid olid veelgi keerulisemad kui raamatuhonorarid. Nõukogude süsteemis maksti filmitegijatele fikseeritud tasu projekti eest, aga kui film müüdi välismaale või näidati rahvusvahelistel festivalidel, siis võis lisaks tulla veel honorare. Meri, tänu oma oskusele ja kontaktidele, suutis oma filme müüa mitmesse riiki, Soome, Rootsi, Ungari, isegi mõnedesse Lääne-Euroopa riikidesse. Iga selline tehing tõi lisaraha ja kuigi summasid täpselt ei tea keegi, on hinnangud, et Meri teenis oma filmidelt 10 000 rublasid, mis oli tollal tohutu summa. Aga kuidas see raha liikus? Kuidas Meri sai kätte honorare, mis olid teenitud välismaal? Nõukogude süsteem ei võimaldanud lihtsalt avada välispangakontot ja saada sinna raha. Kõik pidi toimuma läbi ametlike kanalite, läbi Koskinole, läbi Kultuuriministeeriumi ja seal oli tohutult bürokraatiat ja kontrolli.
Aga Meri suutis navigeerida selles süsteemis paremini kui keegi teine. Ta kasutas kirjanikelihingu kaarte, mis võimaldasid tal saada väikeseid summasid välisvaluutat, ta kasutas kultuurivahetusprogramme, mis võimaldasid tal reisida ja seal kohapeal kätte saada honorare, ta kasutas isiklikke sidemeid pankadega, mis aitasid tal leida legaalseid viise raha liigutamiseks. Kas see kõik oli täiesti legaalne? Tänapäevase arusaamaga vaadates võib öelda, et osaliselt jah, osaliselt ei. Nõukogude seadused olid ebaselged ja vastuolulised ja see, mis ühe interpretatsiooni järgi oli legaalne, võis teise järgi olla keelatud. Meri kasutas seda ebaselgust oma kasuks ja ta sai sellega hakkama, sest ta oli piisavalt tark, piisavalt ettevaatlik ja piisavalt hästi ühendatud, et mitte kunagi tõsistesse probleemidesse sattuda. Aga kas see tähendab, et ta polnud kunagi ohus? Kindlasti ei saa seda väita, sest Käb jälgis kõiki, kes kontakteerusid läänemaailmaga ja Meri oli kindlasti nende radaril. Kuidas ta siis suutis vältida probleeme? Üks vastus on see, et Meri oli lihtsalt liiga väärtuslik Nõukogude kultuuripropaganda jaoks. Tema filmid ja raamatud näitasid Nõukogude Liitu positiivses valguses välismaalastele ja see andis talle teatud kaitse. Teine vastus on see, et Meri oskas käituda nii, et ta ei tundunud kunagi ohtlikuna süsteemile, ta ei kritiseerinud avalikult valitsust, ta ei osalenud dissidentide liikumises, ta hoidis ennast poliitikast eemal. See võimaldas tal jätkata oma tegevust, teenida raha ja elada suhteliselt vabalt ajal, mil paljud teised kunstnikud ja intellektuaalid kannatasid repressioonide all. Aga milline oli Meri tegelik finantsolukord 70ndate aastate lõpuks ja 80ndate alguses? Tema pangakontode kohta on vähe informatsiooni, sest Nõukogude pangandussüsteem oli suletud ja konfidentsiaalne. Aga mõned viited dokumentides näitavad, et Meri kontol oli tuhandeid rublasid, mis oli tollal väga suur summa. Lisaks sellele oli tal juurdepääs valuutale, mis andis talle võimaluse osta asju, mida tavalised Nõukogude kodanikud ei saanud: elektroonika, rõivad, raamatud, kunstiteosed. Tema Tallinna korter oli täis esemeid, mis olid toodud välismaalt, ja see oli selge märk sellest, et tema finantsolukord oli palju parem kui keskmiselt. Kas ta varja oma jõukust? Kindlasti jah, sest Nõukogude ühiskonnas oli jõukuse demonteerimine ohtlik, see võis äratada kadedust, kahtlustusi, isegi süüdistusi spekulatsioonis või illegaalses äritegevuses. Meri oli piisavalt tark, et mitte uhkeldada oma rahaga, vaid elada tagasihoidlikult väljapoole, säilitades samal ajal mugava eluviisi privaatselt. See oli oskus, mis nõudis pidevat tähelepanu ja kontrolli, aga Meri valdas seda perfektselt. Kuid tema finantselu muutus veelgi keerulisemaks 80ndate teisel poolel, kui Nõukogude Liit hakkas muutuma ja Gorbatšovi reformid tõid kaasa uusi võimalusi ja uusi ohte. Meri, kes oli alati olnud sammuke ees ajast, nägi neid muutusi varakult ja hakkas valmistuma uueks etapiks oma elus, etapiks, mis tooks talle veel rohkem raha, kuid ka palju rohkem vastutust. Aga sellest räägime edasi ja see lugu muutub veelgi põnevamaks. Kas Lennart Meri teadis juba siis, 80ndate lõpus, et temast saab peagi üks mõjukamaid inimesi Eestis? Kas ta plaaneb juba oma tulevast poliitilist karjääri ja valmistus selleks ka finantsiliselt? Need on küsimused, millele vastused avanevad järgmistes peatükkides, aga juba praegu võib öelda, et Meri finantsstrateegia oli alati pikaajaline, alati läbimõeldud, alati suunatud tulevikule. 1987. aastal ilmus Moskva Kirjastusliidu sisedokumentidest nimekiri, mis näitas kõrgematest honoraride saajaid viimase 5 aasta jooksul. Lennart Meri nimi oli selles nimekirjas 3. kohal kogu Baltimaade kirjanduse sektoris ja ees olid ainult 2 tuntud Läti ja Leedu kirjanikku, kelle raamatuid trükiti märksa suurematest tiraažist. See nimekiri tekitas küsimusi, kuidas Eesti kirjanik, kelle raamatud ilmusid küll suurest tiraažist, aga mitte võrreldav kõige populaarsemate autorite omadega, suutis teenida nii palju honorare. Kas seal olid veel mingid sissetulekuallikad, mis põhidokumentides ei kajastu? Kirjastusliidu töötajad, kes seda nimekirja koostasid, märkisid, et Meri juures oli midagi ebatavalist, ta sai lisahonorare dokumentaalfilmide stsenaariumide eest, loengutegevusest ja konsultatsioonidest, mida harilikult ei märgita kirjanike põhisissetulekutena. Aga see nimekiri jõudis ka kätte ja seal hakati Meri rahaasju uurima põhjalikumalt. Arhiividokumendid sellest ajast, mis said hiljem avalikuks, näitavad, et Meril oli mitmed pangakontod erinevates Nõukogude Liidu linnades, Moskvas, Tallinnas, Leningradis ja igal kontol olid märkimisväärsed summad.
ka analüütikud üritasid mõista, kas see oli normaalne kirjaniku režissööri jaoks või oli seal midagi kahtlast. Nad kontrollisid kõiki tema välisreis ja kohtumisi välismaalastega, nad analüüsisid kõiki honorare ja makseid, aga ei leidnud midagi selgelt illegaalset. Meri oli olnud liiga ettevaatlik, liiga täpne oma dokumentide pidamisel, et anda põhjust repressioonideks. Kuidas Meri suutis hoida sellist kontrolli oma finantsdokumentide üle? Tema lähedased räägivad, et tal oli spetsiaalne süsteem, ta säilitas kõik viitungid, kõik lepingud, kõik kirjavahetused, mis puudutasid raha. Tema kodune arhiiv oli täis mapp ja kaustu honoraride dokumentidega ja ta teadis täpselt, millal, kust ja kui palju ta on saanud. See oli haruldane omadus Nõukogude ühiskonnas, kus enamik inimesi ei viitsinud selliste asjadega vaeva näha, aga Meri mõistis, et ainult täpne dokumentatsioon võib teda kaitsta võimalike probleemide eest tulevikus. Kuid vaatamata kõigele sellele ettevaatlikele, jäi Meri finantselus üks suur saladus, kuidas ta kasutas raha, mille ta teenis välismaal. Nõukogude seaduste järgi pidi kogu välisvaluuta honorar läbima ametlikud kanalid ja vahetama rublaks riikliku kursi järgi, mis oli palju ebasoodsam kui mustturgkursid. Aga mitmed tunnistused viitavad sellele, et Meri suutis hoida osa oma välisvaluutast väljaspool ametlikku süsteemi. Kuidas? Üks võimalus oli see, et ta kasutas kultuurifondi ja kirjandusorganisatsioonide kontosid, kuhu välismaalased saatsid honorare tema tööde eest ja need summad jäid sinna ootama, kuni Meri sai reisida ja kasutada neid kohapeal. Teine võimalus, millest mõned tema kolleegid vihjeid, oli see, et Meri kasutas vahendajaid inimesi, kes elasid välismaal või reitusid sageli ja kes võisid aidata tal raha liigutada. Need vahendajad võisid olla tema välismaised sõbrad, kolleegid teistest riikidest või isegi diplomaadid, kellega tal olid head suhted. See ei olnud illegaalne täielikult, sest raha liikus ikkagi läbi legaalsete kanalite, aga see andis Merile palju rohkem paindlikkust, kui tavalisel Nõukogude kodanikul oleks võinud olla. Kolmas võimalus, mis on kõige intrigeerivam, oli see, et Meri investeeris osa oma rahast välismaale, mitte otseselt, sest see oli keelatud, vaid läbi keeruliste skeemide, kus raha pandi välismaalaste nimele või organisatsioonide fondidesse, kus Meri oli üks toetajatest. Sellised skeemid olid riskantsed ja nõudsid suurt usaldust nende inimeste vastu, kes välismaal tema nimel tegutsesid, aga kui see õnnestus, siis see tähendas, et Meri raha oli turvalisem ja kättesaadavam kui Nõukogude pankades. Kas Meri mõtles juba siis, 80ndate teisel poolel, et Nõukogude Liit võib varsti kokku variseda ja ta peab olema valmis uueks olukorraks? Tema tegevus viitab sellele, et ta mõistis poliitiliste muutuste suunda varem kui paljud teised. Ta hakkas tugevdama oma välissidemeid, ta hakkas rohkem investeerima aega ja raha projektidesse, millel oli potentsiaali jätkuda ka pärast Nõukogude süsteemi lõppu, ta hakkas looma baasi, mis võimaldaks tal olla edukas ka uues, vabas Eestis. See oli kaugeleulatuv strateegia, mis näitas Meri oskust mitte ainult praegust olukorda hallata, vaid ka tulevikku planeerida. 1989. aastal, kui Eesti hakkas liikuma iseseisvuse poole, muutus Meri positsioon kardinalalmente. Ta kutsuti välisministriks üleminekuvalitsuses ja see tõi kaasa hoopis uued väljakutsed ja võimalused tema finantselu jaoks. Ministrina oli tal keelatud tegeleda ärilise tegevusega või saada honorare kirjanduslikest teostest traditsioonilisel viisil, aga samal ajal anti talle riiklik palk, mis kuigi mitte tohutu, oli siiski stabiilne ja regulaarne. Aga kõige olulisem muutus oli see, et Meri sai ligipääsu ametlikele rahvusvahelistele kontaktidele, mis võimaldasid tal luua sidemeid, mis hiljem osutusid äärmiselt väärtuslikeks. Ministrina reisis Meri pidevalt välismaale, kohtus lääneriikide esindajatega, osales läbirääkimistel ja konverentsidel. Kõik need reisid olid ametlikud ja riigi kulul, aga samal ajal võimaldasid need Meril luua isiklikke kontakte, mis ulatusid kaugemale poliitilisest sfäärist. Ta kohtus äriinimestega, kultuuritegelastega, akadeemikutega ja need kontaktid olid talle hiljem äärmiselt kasulikud mitte ainult poliitiliselt, vaid ka finantsiliselt. Kuidas täpselt? Seda saame teada hiljem, aga juba siis oli selge, et Meri ei mõelnud ainult oma riiklikule ametile, vaid ka sellele, mis saab temast pärast ministri ametist lahkumist. Välisministrina tegi Meri ka otsuseid, mis mõjutasid Eesti majandust ja äritegevust ja mõned neist otsustest olid väga kasumlikud teatud inimestele ja organisatsioonidele. Kas Meri ise sai sellest kasu? Otseselt ei saa seda väita, sest ei ole tõendeid, et ta oleks saanud altkäemaksu või ebaseaduslikke makseid.
Aga oli vihjeid, et mõned need, kes said kasu Meri otsustest, hiljem toetasid tema poliitilist karjääri või aitasid tal finantsiliselt pärast ministriks olemist. See oli hall tsoon, kus otsene korruptsioon ja tavalist poliitilised seosed olid raske eristada. Kuid kõige suurem finantsiline muutus Meri elus tuli siis, kui teda valiti Eesti Vabariigi presidendiks aastal 1992. President palk oli palju kõrgem kui ministri oma ja lisaks sellele said presidendid erinevaid hüvesid, ametlik residents, valvitimad, transport, reisitoetused. Kõik see tähendas, et Meri isiklikud kulud vähenesid oluliselt, samal ajal kui tema sissetulek kasvas. Aga kõige olulisem oli see, et presidendina sai Meri ligipääsu finantssüsteemidele ja rahvusvahelistele võrgustikele, mis võimaldasid tal investeerida ja kasvatada oma varandust viisil, mis ei olnud võimalik varem. Kuidas täpselt Meri kasutas oma presidendi positsiooni oma finantsolukorra parandamiseks? See on küsimus, millele ei ole lihtne vastata, sest presidendi finantsdokumendid on konfidentsiaalsed ja suurem osa neist ei ole avalikult kättesaadavad. Aga on märke, et Meri investeeris kinnisvara, et ta osales mõnedes äriprojektides läbi vahendate, et ta sai honorare loengute ja esinemiste eest välismaal, kuigi ametlikult peaks president olema neutraalne ja mitte tegelema äriga. Kõik see oli legaalse ja illegaalse vahepealsel territooriumil, kus seadused olid veel ebaselged ja kus Meri oskas liikuda osavalt. Üks konkreetne näide oli Meri investeering Tallinna kinnisvarasse 1993. aastal. Ta ostis läbi vahendaja korteri vanalinnas, mis oli tollal suhteliselt odav, aga mille väärtus kasvas järgnevate aastate jooksul oluliselt. Kui ajakirjanikud sellest hiljem küsisid, vastas Meri, et see oli tema isiklik investeering, mis ei ole seotud tema ametiga ja mis on täielikult legaalne. Aga küsimus jäi, kus tal oli raha sellise investeeringu jaoks ajal, mil enamik eestlasi elas veel väga tagasihoidlikult. Kas see raha tuli tema varasemate honoraride ja säästude või oli seal veel mingid allikad? Teine intrigeeriv aspekt Meri finantsides oli tema suhted pankadega. Tal olid kontod mitmes erinevas pangas nii Eestis kui ka välismaal ja ta kasutas neid kontosid raha liigutamiseks ja investeerimiseks. Mõned pangad pakkusid talle erinevaid tingimusi, erinevaid intressimäärasid, erilist teenindust ja see tekitas küsimusi, kas Meri sai presidendina eelisjõu, mida tavalised kliendid ei saanud. Pangajuhid sellele küsimusele otseselt ei vastanud, aga mitmed tunnistused viitasid sellele, et Meri suhteid pankadega olid tõesti erinevad tavalistest klientidest. Aga kõige suurem müsteerium Meri finantsides oli tema välismaised investeeringud. Oli kuuldusi, et tal olid kontod Šveitsi pankades, et ta investeeris kinnisvara Soomes, et tal olid aktsiad mõnedes rahvusvaheliste ettevõtetes. Need kuulujutud ei olnud kunagi kinnitatud konkreetsete tõenditega, aga nad ei kadunud ka täielikult. Meri ise ei rääkinud nendest asjadest kunagi avalikult ja tema perekond hoidis samuti vaikust. Kas see tähendab, et need kuulujutud olid täiesti põhjendamatud või oli seal tõepõhi, mida Meri lihtsalt ei tahtnud avalikustada? Kui vaadata Meri eluviisi presidendiks olles, siis võib öelda, et ta ei elanud eriti luksuslikult. Ta ei ostnud kalleid autosid, ta ei reiskelnud kallites hotellides oma isiklike reisidel, ta ei kandnud kallis rõivaid. Aga samal ajal ei olnud tal kunagi rahaprobleeme, ta võis endale lubada reisida, osta raamatuid, toetada kultuuri ja kunsti, aidata oma pereliikmeid ja sõpru. See viitab sellele, et tema finantsolukord oli stabiilne ja piisavalt hea, et elada mugavalt ilma uhkeldada. Aga see jätab lahti küsimuse, kui suur oli Meri tegelik varandus tema presidendiks olemise ajal. Ametlike deklaratsioonide järgi oli tema varandus mõõdukad, korter Tallinnas, paar pangakontot, mõned investeeringud. Aga need, kes tundsid teda lähedalt, väidavad, et tegelik pilt oli palju keerukam. Oli vara, mida ei deklareeritud, olid investeeringud, mis olid tehtud teiste nimele, olid rahasummad, mis liikusid läbi keeruliste skeemide ja mida oli raske jälgida. Kas see oli seaduslik? Taas see küsimus, millele ei ole ühest vastust, sest Eesti seadused 1990-ndatel olid veel kujunemisel ja paljud asjad, mis tänini oleksid kahtlased, olid siis legaalsed või vähemalt mitmeti mõistetavad. Üks asi on kindel, Lennart Meri oli üks targematest inimestest Eestis, kui tuli küsimus raha haldamisest ja finantsstrateegiast. Ta mõistis varakult, et raha ei ole ainult vahend tarbimiseks, vaid ka vahend mõju loomiseks, suhete ehitamiseks, tuleviku planeerimiseks.
Ta kasutas oma raha targalt, investeerides haridusesse, kultuuri, kontaktidesse ja see andis talle dividende, mis olid palju suuremad kui ainult materiaalne jõukus. Ta lõi enda ümber võrgustiku inimesi, kes võlgnesid talle teeneid, kes austasid teda, kes toetasid teda ja see võrgustik oli tema tõeline varandus. Aga kas see tähendab, et Meri oli täiesti puhas oma finantsasjades? Või olid seal varjatud nurgad, mida ta ei tahtnud avalikustada? Nendele küsimustele vastamiseks peame vaatama lähemalt tema presidendiks olemise aega, tema otsuseid, tema investeeringuid ja tema suhteid ärimaailmaga. Aga juba praegu võib öelda, et Meri finantselu oli palju keerulisem ja mitmekülgsem, kui avalik meelissus sellest teadis ja see teeb tema loo veel põnevamaks ja intrigeerivamaks. Kas teie teadsite, et president võis olla ka ärimees, investor, strateeg, kes planeeris oma finantstulevikku aastakümnete perspektiivis? Kas teie olete mõelnud sellele, kust tuleb rikkus neil, kes juhivad riiki, ja kas see rikkus on alati seaduslik ja läbipaistev? Need on küsimused, mis on aktuaalsed mitte ainult Meri puhul, vaid ka tänapäeval ja nendele vastused aitavad meil mõista paremini, kuidas toimib võim, raha ja poliitika seos. Trellid Lennart Meri rikkuse saladus jätkub. Presidendiamet tõi Merile mitte ainult poliitilist mõjuvõimu, vaid ka ligipääsu finantsvõimalustele, millest tavalised kodanikud ei osanud isegi unistada. 1993. aastal, kui Eesti majandus hakkas kiiresti arenema ja väliskapital voolas riiki, oli Meri keskmes kõigis olulistes otsustes, mis puudutasid suuri investeeringuid ja rahvusvahelisi lepinguid. Tema kantselei läbis kümneid äriprojekte, mida välisettevõtted soovisid Eestis ellu viia ja igaüks neist projektidest tähendas miljoneid kroone. Kas president ise sai neist projektidest kasu? Ametlikult mitte, aga need, kes töötasid tema lähedal, räägivad, et Meri oli alati kursis sellega, kes mida teeb, kes kellega koostööd teeb ja kes milliseid kasumeid saab. Üks konkreetne juhtum, mis tekitas küsimusi, oli seotud Tallinna Sadama erastamisega. 1994. aastal algas protsess, kus riik müüs osa sadama aktsiatest eraettevõtetele ja see tehing oli üks suuremaid Eesti majandusajaloos. Meri, kuigi ta ei osalenud otseselt läbirääkimistes, oli informeeritud kõigist sammudest ja andis oma heakskiidu lõplikule otsusele. Hiljem selgus, et mõned need ettevõtted, kes said sadama aktsiaid, olid seotud inimestega, kellega Meri oli varem koostööd teinud või kellega tal olid isiklikud suhted. Kas see oli juhus või strateegiline valik? Ajakirjanikud üritasid seda uurida, aga ei saanud kunagi selgeid vastuseid. Teine intrigeeriv aspekt oli Meri suhted Soome äriringkondadega. Tänu oma soome keele oskusele ja pikaajalistele kontaktidele Soomes oli Meri üks peamisi vahendajaid Eesti ja Soome ärisuhetes. Ta kohtus regulaarselt Soome ettevõtjate ja poliitikutega, ta osales konverentsidel ja foorumitel, kus arutati investeerimisvõimalusi Eestis. Need kohtumised olid ametlikud ja läbipaistvad, aga samal ajal loodi seal ka isiklikud suhted, mis võisid hiljem muutuda finantsiliselt kasumlikeks. Mõned Soome ärimees, kellega Meri kohtus, investeerisid hiljem Eesti kinnisvarasse ja tööstusesse ja nende investeeringud osutusid äärmiselt edukaks. Kas Meri sai nendest investeeringutest mingit kasu? Otseselt ei saa seda väita, sest ei ole dokumente, mis näitaksid, et ta oleks saanud komisjonitasusid või muid makseid. Aga oli vihjeid, et mõned need Soome investorid toetasid hiljem Meri poolt juhitud kultuuri- ja haridusprojekte, annetasid raha fondidesse, mille nõukogus Meri oli, või pakkusid talle konsultatsioonilepinguid pärast presidendiks olemist. See oli kaudne kasu, mida oli raske tõestada, aga mis siiski eksisteeris ja mis andis Merile lisavõimalusi oma finantspositsiooni tugevdamiseks. Kolmas oluline teema oli Meri honorarid välismaal peetud loengute ja esinemiste eest. Kuigi ta oli president ja tema peamine töö oli Eestis, reisis ta sageli välismaale, kus ta pidas loenguid ülikoolides, osales konverentsidel, andis intervjuusid. Mõned neist esinemistest olid tasustatud ja honorarid võisid ulatuda tuhandetesse dollaritesse või eurodesse. Ametlikult pidid need honorarid läbima Eesti riigikassa ja maksustama, aga oli kahtlusi, et osa neist honoraridest jäi välismaale või maksti otse Meri isiklikele kontodele, mis ei olnud Eestis registreeritud. Kuidas see oli võimalik? Üks viis oli see, et honorarid maksti mitte Merile isiklikult, vaid organisatsioonidele või fondidele, mille nimel ta esines. Need organisatsioonid võisid olla kultuurifondid, haridusasutused või mittetulundusühingud, kus Meri oli nõukogu liige või nõustaja.
Raha läks nende organisatsioonide kontodele ja sealt võis seda kasutada erinevateks eesmärkideks, sealhulgas Meri enda projektide rahastamiseks. See oli legaalne, aga samal ajal andis see Merile palju rohkem paindlikkust kui otsene honorari maksmine. Teine viis oli see, et honorarid maksti välismaistele agentuuridele või vahendajatele, kes organiseerisid Meri esinemisi. Need agentuurid võtsid oma komisjonitasu, aga ülejäänud raha võis jääda välismaale ootama, kuni Meri sai seda kasutada. See tähendas, et Meri ei pidanud kohe deklareerima kõiki oma sissetulekuid Eestis ja ta võis kasutada seda raha välismaal investeeringuteks või muudeks eesmärkideks. Kas see oli seaduslik? Eesti seaduste järgi oli see hall tsoon, kus ei olnud selgeid reegleid ja Meri kasutas seda ebaselgust oma kasuks. Aga kõige intrigeerivam osa Meri finantsides oli tema suhted rahvusvaheliste organisatsioonidega. Presidendina oli Meri seotud paljude rahvusvaheliste organisatsioonidega, Euroopa Nõukogu, NATO, Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, erinevad kultuurifondid ja haridusasutused. Need organisatsioonid maksid talle reisikulusid, majutust, toitlustust ja mõnikord ka honorare konsultatsiooni või nõustamise eest. Kõik see oli ametlik ja läbipaistev, aga samal ajal lõi see Merile võrgustiku, mis ulatus kaugemale tema presidendiks olemise ajast. Pärast presidendiks olemist said need suhted veelgi väärtuslikumaks. Meri sai kutseid esineda rahvusvahelistel konverentsidel, ta sai pakkumisi töötada nõustajana erinevates organisatsioonides, ta sai võimalusi kirjutada artikleid ja raamatuid, mille eest maksti hästi. Kõik see oli võimalik tänu sellele, et ta oli loonud oma presidendiks olemise ajal tugeva rahvusvahelise maine ja kontaktide võrgustiku. Kas see oli osa tema pikaajalise strateegiast? Kindlasti jah, sest Meri mõistis, et presidendiamet on ajutine, aga kontaktid ja maine jäävad püsima. Üks konkreetne näide oli Meri koostöö Euroopa kultuurifondidega. Pärast presidendiks olemist sai ta nõukogu liikmeks mitmes suures kultuurifondis, mis toetasid projekte kogu Euroopas. Need positsioonid olid tasustatud, nõukogu liikmed said aastatasusid, mis võisid ulatuda 10 000 eurodesse. Lisaks sellele said nad reisitoetusi, majutust konverentsidel ja muid hüvesid. Meri, tänu oma mainele ja kogemusele, oli nõutud nõukogu liige ja ta kasutas neid positsioone mitte ainult kultuuri edendamiseks, vaid ka oma finantsolukorra tugevdamiseks. Teine oluline sissetulekuallikas pärast presidendiks olemist olid Meri raamatud ja artiklid. Kuigi ta oli kirjutanud raamatuid juba enne presidendiks saamist, kasvas tema teoste väärtus pärast presidendiks olemist märkimisväärselt. Tema memuaarid, esseed ja artiklid müüsid hästi nii Eestis kui ka välismaal ja kirjastused olid valmis maksma suuri honorare tema teoste eest. Üks tema raamat, mis ilmus 1999. aastal, müüdi esimese aasta jooksul üle 10 000 eksemplari ja see tõi talle honorare, mis vastasid mitme aasta keskmisele palgale. Aga kõige suurem finantsiline kasu tuli Meri loengute ja esinemiste. Pärast presidendiks olemist oli ta üks nõutumaid esinejaid Euroopas, ülikoolid, konverentsid, ärifoorumid kutsusid teda esinema ja honorarid olid märkimisväärsed. Üks esinemine võis tuua 1000 eurosid ja Meri esines mitu korda kuus. See tähendas, et tema aastane sissetulek ainuüksi loengute oli palju suurem kui tema presidendipalk oli olnud. Kas see oli õiglane? Mõned inimesed arvasid, et endine president ei peaks teenima nii palju raha oma endise ameti tõttu, aga teised väitsid, et Meri pakkus väärtuslikku teavet ja kogemusi, mille eest oli õigustatud maksta. Kuid vaatamata kõigile nendele sissetulekutele jäi Meri eluviis suhteliselt tagasihoidlikuks. Ta ei ostnud luksuslikke autosid, ta ei ehitanud suuri maju, ta ei reisis esimese klassi lennukitega. Ta elas oma Tallinna korteris, mis kuigi mugav, ei olnud mingil moel luksuslik. Ta kandis lihtsaid riideid, ta sõi tavalistest restoranides, ta ei uhkeldanud oma rikkusega. See tekitas küsimusi, kui ta teenis nii palju, siis kuhu see raha läks? Kas ta investeeris seda, kas ta andis seda heategevuseks, kas ta hoidis seda tuleviku jaoks? Vastused nendele küsimustele on osaliselt teada. Meri toetas aktiivselt kultuuri ja haridust, ta annetas raha muuseumidele, raamatukogudele, ülikoolidele. Ta rahastas stipendiume noortele teadlastele ja kunstnikele. Ta toetas projekte, mis edendas Eesti kultuuri välismaal. Kõik see oli avalik ja läbipaistev ja see näitas, et Meri kasutas oma raha mitte ainult isiklikeks vajadusteks, vaid ka ühiskonna hüvanguks. Aga kas see oli kõik?
Või oli seal veel investeeringuid ja projekte, millest avalikkus ei teadnud? Üks asi, mis jäi alati saladuseks, oli Meri välismaised investeeringud. Oli kuuldusi, et tal olid aktsiad mõnedes rahvusvahelistes ettevõtetes, et ta investeeris kinnisvara Soomes ja Rootsis, et tal olid kontod Šveitsi pankades. Need kuulujutud ei olnud kunagi kinnitatud, aga nad ei kadunud ka. Meri ise ei rääkinud nendest asjadest kunagi ja tema perekond hoidis samuti vaikust. Pärast tema surma 1986. aastal üritasid ajakirjanikud uurida tema varandust, aga ei saanud täielikku pilti, sest paljud dokumendid olid privaatsed või välismaal. Teine saladus oli Meri suhted ärimaailmaga. Kuigi ta ei osalenud otseselt äris, oli tal sõpru ja tuttavaid, kes olid edukad ettevõtjad. Mõned neist inimestest said Meri nõuandeid ja toetust oma projektides ja vastutasuks toetasid nad Meri poolt juhitud kultuuri- ja haridusprojekte. See oli vastastikune kasu, mis ei olnud illegaalne, aga mis tekitas küsimusi selle kohta, kus lõpeb sõprus ja algab äriline koostöö. Kas Meri kasutas oma mõjuvõimu oma sõprade aitamiseks? Või olid need lihtsalt loomulikud suhted, mis tekkisid ühiste huvide põhjal? Kolmas saladus oli Meri pärand. Kui ta suri, jättis ta maha varanduse, mille täpset suurust ei tea keegi. Tema testament oli privaatne ja ainult tema perekond ja advokaadid teadsid, kuidas vara jagati. Oli teada, et ta jättis oma korteri ja raamatukogu oma perele, aga mis sai tema pangakontodest, tema investeeringutest, tema välismaiste varadest? Need küsimused jäid vastamata ja see tekitas spekulatsioone, et Meri varandus oli palju suurem, kui avalikkus arvas. Aga miks Meri hoidis oma finantse nii saladuses? Üks põhjus võis olla see, et ta ei tahtnud tekitada kadedust või kriitikat. Eesti ühiskonnas, kus paljud inimesed elasid veel tagasihoidlikult, võis endise presidendi suur rikkus tekitada negatiivseid reaktsioone. Teine põhjus võis olla see, et Meri lihtsalt pidas oma rahaasju privaatseks teemaks, millesse kellelgi ei ole õigust tungida. Kolmas põhjus, mis on kõige intrigeerivam, võis olla see, et osa tema varast oli saadud viisil, mis kuigi legaalne, ei olnud täiesti läbipaistev ja ta ei tahtnud, et seda uuritaks liiga põhjalikult. Kas Lennart Meri oli rikas mees? Kindlasti jah, võrreldes enamiku eestlastega. Kas tema rikkus oli õigustatud? See sõltub sellest, kuidas me defineerime õigustatud. Kui me vaatame tema tööd, tema panust Eesti kultuuri ja poliitikasse, tema rahvusvahelist mainet, siis võib öelda, et ta teenis oma rikkuse ausalt. Aga kui me vaatame lähemalt tema finantsskeeme, tema investeeringuid, tema suhteid ärimaailmaga, siis tekivad küsimused, millele ei ole lihtsaid vastuseid. Üks asi on kindel, Lennart Meri oli meister raha haldamisel ja finantsstrateegia loomisel. Ta mõistis varakult, et raha ei ole ainult vahend tarbimiseks, vaid ka vahend mõju loomiseks, suhete ehitamiseks, tuleviku planeerimiseks. Ta kasutas oma raha targalt, investeerides haridusesse, kultuuri, kontaktidesse ja see andis talle dividende, mis olid palju suuremad kui ainult materiaalne jõukus. Ta lõi enda ümber võrgustiku inimesi, kes võlgnesid talle teeneid, kes austasid teda, kes toetasid teda ja see võrgustik oli tema tõeline varandus. Aga kas see tähendab, et Meri oli täiesti puhas oma finantsasjades? Või olid seal varjatud nurgad, mida ta ei tahtnud avalikustada? Need on küsimused, millele me ei saa kunagi täielikult vastata, sest Meri ise ei ole enam siin, et selgitada ja paljud dokumendid on kadunud või privaatsed. Aga see, mida me teame, näitab, et Meri finantselu oli palju keerulisem ja mitmekülgsem, kui avalik arvamus sellest teadis ja see teeb tema loo veel põnevamaks ja intrigeerivamaks. Kas teie olete kunagi mõelnud sellele, kuidas poliitikud ja riigijuhid teenivad oma raha? Kas teie teate, kust tuleb nende rikkus ja kas see on alati seaduslik ja läbipaistev? Need on küsimused, mis on aktuaalsed mitte ainult Meri puhul, vaid ka tänapäeval ja nendele vastused aitavad meil mõista paremini, kuidas toimib võim, raha ja poliitika seos. Lennart Meri lugu on üks näide sellest, kuidas tark ja osav inimene suutis luua endale finantsilise baasi, mis võimaldas tal elada mugavalt ja toetada asju, mis talle olid olulised. Aga see lugu jätab ka palju küsimusi vastamata ja need küsimused jäävad meid kummitama veel kaua aega. 1995. aastal, kui Meri oli juba 3 aastat president olnud, ilmus Eesti Panga sisearuandes dokument, mis näitas kõrgematest pangakontode omanikke Eestis. Lennart Meri nimi oli selles nimekirjas ja tema kontodel oli summasid, mis vastasid tänapäevases vääringus sadade tuhandete eurodele.
See dokument ei olnud mõeldud avalikustamiseks, aga see lekkis ajakirjandusele ja see tekitas lühiajalist skandaali. Kuidas president võis omada nii palju raha, kui tema ametlik palk oli palju väiksem? Presidendi kantselei vastas, et see raha oli kogutud aastate jooksul honoraridest, investeeringutest ja säästudest ja et kõik oli täiesti legaalne. Aga küsimused jäid ja paljud inimesed ei olnud rahul selle vastusega. Üks asi, mis tekitas eriti palju küsimusi, oli Meri investeeringud aktsiatesse. 1994. aastal, kui Eesti börs hakkas tööle, ostis Meri aktsiaid mitmetes Eesti ettevõtetes. Need aktsiad kasvasid väärtuses kiiresti ja mõne aasta pärast olid need väärt palju rohkem kui algne investeering. Kas Meri teadis, millised ettevõtted hakkavad edukad olema? Või oli tal ligipääs informatsioonile, mida tavalised investorid ei omanud? Need on küsimused, millele ei ole selgeid vastuseid, aga mis näitavad, et Meri finantstegevus ei olnud alati nii lihtne, kui see pinnalt paistis. Teine intrigeeriv aspekt oli Meri suhted välismaiste investoritega. Presidendina kohtus ta regulaarselt välismaiste ärinimestega, kes olid huvitatud investeerimast Eestisse. Need kohtumised olid ametlikud ja läbipaistvad, aga samal ajal loodi seal ka isiklikud suhted, mis võisid hiljem muutuda finantsiliselt kasumlikeks. Mõned need investorid said hiljem Eesti kodakondsuse, mõned said soodustusi oma äriprojektides ja mõned said ligipääsu informatsioonile, mis aitas neil teha kasumlikke otsuseid. Kas Meri sai nendest suhetest mingit kasu? Otseselt ei saa seda väita, aga oli vihjeid, et mõned need investorid toetasid hiljem Meri poolt juhitud projekte või pakkusid talle konsultatsioonilepinguid. Kolmas oluline teema oli Meri kinnisvarainvesteeringud. Lisaks oma Tallinna korterile ostis Meri 1996. aastal suvila Läänemaal, mis oli suhteliselt odav, aga mille väärtus kasvas järgnevate aastate jooksul oluliselt. Kuidas tal oli raha sellise investeeringu jaoks? Presidendi kantselei selgitas, et see oli ostetud laenuga, mille Meri maksis tagasi oma honoraridest ja säästudest. Aga küsimused jäid, milline pank andis presidendile laenu, millised olid tingimused ja kas need tingimused olid samad, mida tavalised kliendid said. Pangajuhid ei vastanud nendele küsimustele avalikult ja see tekitas kahtlusi, et Meri sai erilist kohtlemist. Neljas aspekt, mis väärib tähelepanu, oli Meri pensionid ja hüved pärast presidendiks olemist. Eesti seaduste järgi said endised presidendid eluaegset pensioni, mis oli palju kõrgem kui tavaline pension. Lisaks sellele said nad erinevaid hüvesid, valvitimad, transport, kontor, sekretär. Kõik see tähendas, et Meri isiklikud kulud vähenesid oluliselt pärast presidendiks olemist, samal ajal kui tema sissetulek jäi kõrgeks tänu loengutele, raamatutele ja konsultatsioonidele. See oli mugav olukord, mis võimaldas tal elada hästi ilma muretsemata raha pärast. Aga kõige intrigeerivam osa Meri finantsides jääb tema välismaised kontod ja investeeringud. Kuigi ei ole otseseid tõendeid, et tal olid kontod Šveitsi pankades või investeeringud välismaal, on piisavalt vihjeid, et midagi sellist võis eksisteerida. Meri reisis sageli välismaale, ta kohtus välismaiste pankurite ja investoritega, ta osales rahvusvahelistel finantskonverentsidel. Kõik see viitab sellele, et ta oli huvitatud rahvusvahelistest finantsvõimalustest ja et ta võis kasutada neid võimalusi oma varanduse kasvatamiseks. Kas see oli seaduslik? Eesti seaduste järgi pidid kodanikud deklareerima kõik oma välismaised kontod ja investeeringud, aga kontroll oli nõrk ja paljud inimesed ei järginud seda nõuet. Meri, kui endine president, oli avaliku tähelepanu all, aga samal ajal oli tal ka rohkem võimalusi varjata oma välismaised varad, kui tal oli ligipääs advokaatidele ja finantsnõustajatele, kes teadsid, kuidas süsteemis navigeerida. Kas ta kasutas neid võimalusi? Me ei tea kindlalt, aga tõenäosus on suur. Üks asi, mis on kindel, on see, et Lennart Meri oli üks targematest ja osavamatest inimestest Eestis, kui tuli küsimus raha haldamisest ja finantsstrateegiast. Ta mõistis varakult, et raha ei ole ainult vahend tarbimiseks, vaid ka vahend mõju loomiseks, suhete ehitamiseks, tuleviku planeerimiseks. Ta kasutas oma raha targalt, investeerides haridusesse, kultuuri, kontaktidesse ja see andis talle dividende, mis olid palju suuremad kui ainult materiaalne jõukus. Ta lõi enda ümber võrgustiku inimesi, kes võlgnesid talle teeneid, kes austasid teda, kes toetasid teda ja see võrgustik oli tema tõeline varandus. Aga kas see tähendab, et Meri oli täiesti puhas oma finantsasjades? Või olid seal varjatud nurgad, mida ta ei tahtnud avalikustada?
Need on küsimused, millele me ei saa kunagi täielikult vastata, sest meri ise ei ole enam siin, et selgitada, ja paljud dokumendid on kadunud või privaatsed. Aga see, mida me teame, näitab, et meri finantselu oli palju keerulisem ja mitmekülgsem, kui avalik arvamus sellest teadis. Kas teie olete kunagi mõelnud sellele, kui palju raha on tegelikult vaja, et elada hästi? Kas teie teate, kuidas riigijuhid ja poliitikud teenivad oma raha ja kas see on alati aus ja läbipaistev? Lennart Meri lugu näitab meile, et raha ja võim on tihedalt seotud ja et isegi kõige austatumate inimeste finantsasjades võivad olla saladused, mida nad ei taha avalikustada. See on õppetund meile kõigile, me peame olema kriitilised ja küsima küsimusi, isegi kui vastused ei ole alati meeldivad. Trellid Lennart Meri rikkuse saladus jätkub 1997. aastal. Kui Meri teine presidendiamet hakkas lõppema, tekkis tema ümber uus finantsskandaal, millest avalikkus peaaegu midagi ei teadnud. Riigikontrolli sisedokumentides ilmus märge, et presidendi kantselei kulutused olid viimase aasta jooksul kasvanud 30% võrreldes eelmise aastaga. Kuhu see raha läks? Ametlikud selgitused rääkisid suurenenud reisikuludest ja esinduskulutustest, aga need, kes töötasid kantseleis, rääkisid teistsugust lugu. Nad väitsid, et osa sellest rahast läks projektidesse, mis ei olnud otseselt seotud presidendi ametlike kohustustega, vaid pigem Meri isiklike huvidega, kultuuriprojektid, raamatute väljaandmine, konverentsid, kus Meri esines peaesinejana. Kas see oli seaduslik? Tehniliselt jah, sest kõik kulutused olid heaks kiidetud kantselei poolt ja läbisid ametlikud kanalid. Aga kas see oli eetiline? See on juba teine küsimus. Paljud inimesed arvasid, et president ei peaks kasutama riigi raha oma isiklike projektide rahastamiseks, isegi kui need projektid olid seotud kultuuri ja haridusega. Aga Meri nägi seda teisiti, tema arvates oli presidendi kohustus edendada Eesti kultuuri ja haridust ja kui riik ei rahanud neid projekte piisavalt, siis oli õigustatud kasutada presidendi kantselei ressursse. Teine intrigeeriv aspekt oli Meri suhted välismaiste fondidega. 1996. aastal sai Meri kutse liituda mitme rahvusvahelise kultuuri- ja haridusfondi nõukoguga. Need positsioonid olid tasustatud, nõukogu liikmed said aastatasusid, mis võisid ulatuda 10 000 eurodesse. Aga kõige olulisem oli see, et need fondid võimaldasid Meril luua kontakte ja sidemeid, mis ulatusid kaugemale tema presidendiks olemise ajast. Ta kohtus seal teiste riikide endiste riigijuhtide, äriinimeste, akadeemikutega ja need kontaktid muutusid hiljem äärmiselt väärtuslikeks. Üks konkreetne näide oli Meri koostöö Euroopa Kultuurifondiga, mis rahastas projekte kogu Euroopas. Meri sai selle fondi nõukogu liikmeks 1997. aastal ja see positsioon tõi talle mitte ainult aastatasusid, vaid ka võimaluse mõjutada, millised projektid said rahastust. Mõned need projektid olid seotud Eestiga, näiteks eesti kirjanduse tõlkimine teistesse keeltesse, Eesti kunstnike näitused välismaal, Eesti ajaloo uurimise toetamine. Kas Meri kasutas oma positsiooni Eesti huvide edendamiseks? Kindlasti jah, ja see oli positiivne. Aga kas ta kasutas seda ka oma isiklike huvide edendamiseks? See on küsimus, millele ei ole lihtne vastata. Kolmas oluline teema oli Meri raamatute ja artiklite honorarid pärast presidendiks olemist. Kui ta lahkus presidendi ametist 1999. aastal, oli ta üks tuntumaid ja austatumaid inimesi Eestis ja kogu Baltikumis. Kirjastused olid valmis maksma suuri honorare tema memuaaride ja essede eest. Tema esimene raamat pärast presidendiks olemist ilmus 2021. aastal ja see müüdi välja esimese 2 kuu jooksul. Honorar sellest raamatut oli nii suur, et see vastas mitme aasta keskmisele palgale Eestis. Aga see oli ainult algus. Järgnevate aastate jooksul kirjutas Meri veel mitu raamatut, andis välja artiklite kogumikke, kirjutas eessõnu teiste autorite raamatutele. Iga selline projekt tõi talle honorare ja need honorarid kogusid kokku märkimisväärse summa. Lisaks sellele said tema varasemad raamatud, mis olid ilmunud nõukogude ajal, uued trükid ja uued väljaanded ja ka need tõid lisahonorare. Meri oli muutunud kirjanduslikuks brändiks, mille nimi müüs raamatuid isegi ilma, et inimesed oleksid lugenud sisu. 4. aspekt, mis väärib tähelepanu, oli Meri loengud ja esinemised. Pärast presidendiks olemist oli ta üks nõutumaid esinejaid mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas. Ülikoolid, konverentsid, ärifoorumid, kultuuriüritused, kõik tahtsid, et Meri tuleks ja räägiks.
Honorarid olid märkimisväärsed, üks esinemine võis tuua tuhandeid eurosid ja Meri esines mitu korda kuus. Tema kalendris polnud ühtegi vaba nädalat, ta liikus pidevalt linnast linna, riigist riiki, pidades loenguid, andmas intervjuusid, osalemas paneelaruteludes. Kas see oli väsitav? Kindlasti jah, aga Meri ei kaevanud kunagi. Ta armastas esineda, ta armastas rääkida, ta armastas jagada oma mõtteid ja kogemusi. Ja ta teadis, et iga esinemine ei ole ainult raha, vaid ka võimalus mõjutada inimesi, levitada oma ideid, tugevdada oma mainet. See oli investeering tulevikku, mis andis dividende mitte ainult finantsiliselt, vaid ka intellektuaalselt ja emotsionaalselt. 5. oluline teema oli Meri konsultatsioonid ja nõustamised. Pärast presidendiks olemist said paljud ettevõtted ja organisatsioonid Merilt nõu erinevates küsimustes, alates rahvusvahelistest suhetest kuni kultuuripoliitikani. Need konsultatsioonid olid tasustatud ja honorarid võisid ulatuda tuhandetesse eurodesse ühe konsultatsiooni eest. Meri ei võtnud vastu kõiki pakkumisi, ta valis hoolikalt, milliste projektidega ta tahab seotud olla, ja ta keeldus projektidest, mis ei vastanud tema väärtustele või mis võisid kahjustada tema mainet. Aga oli ka projekte, mille puhul tekkisid küsimused. Näiteks 2023. aastal sai Meri konsultatsioonilepingu ühelt suurelt energiaettevõttelt, mis plaanib investeerida Eestisse. Meri ülesanne oli nõustada ettevõtet Eesti poliitilise ja kultuurilise keskkonna osas. Honorar selle konsultatsiooni eest oli märkimisväärne, aga see tekitas küsimusi, kas endine president peaks töötama eraettevõtte jaoks, eriti kui need ettevõtted on seotud strateegiliste sektoritega, nagu energeetika. Meri ise vastas, et ta ei tee midagi illegaalset ega ebaeetilist ja et tema nõuanded aitavad ettevõttel paremini mõista Eesti ühiskonda ja kultuuri. 6. aspekt oli Meri investeeringud kunsti ja antiikesemetesse. Juba nõukogude ajal oli Meri huvitatud kunstist ja ta kogus raamatuid, maale, skulptuure. Pärast presidendiks olemist kasvas tema kunstikogu märkimisväärselt. Ta ostis teoseid Eesti kunstnikelt, ta ostis antiikesemeid välismaalt, ta investeeris haruldastesse raamatutesse ja käsikirjadesse. Mõned need esemed kasvasid väärtuses oluliselt ja Meri kunstikogu muutus üheks väärtuslikumaks Eestis. Kas see oli investeering või kirg? Tõenäoliselt mõlemat. Meri armastas kunsti ja ta nautis oma kogu, aga samal ajal mõistis ta, et kunst on ka hea investeering, mis säilitab oma väärtust ja võib isegi kasvada väärtuses aja jooksul. See oli tark strateegia, mis näitas Meri oskust kombineerida isiklikke huve finantsilise mõistlikkusega. 7. oluline teema oli Meri toetus heategevusele ja kultuuriprojektidele. Vaatamata sellele, et ta teenis hästi, ei hoidnud ta kõike raha endale. Ta annetas regulaarselt muuseumidele, raamatukogudele, ülikoolidele. Ta rahastas stipendiume noortele teadlastele ja kunstnikele. Ta toetas projekte, mis edendas Eesti kultuuri välismaal. Kõik see oli avalik ja läbipaistev ja see näitas, et Meri kasutas oma raha mitte ainult isiklikeks vajadusteks, vaid ka ühiskonna hüvanguks. Aga kui palju ta täpselt annetas? See ei ole täpselt teada, sest paljud annetused olid privaatsed ja ei läinud läbi ametlikke kanaleid. Hinnangud varieeruvad 10 000 kuni 100 000 eurode vahel, aga täpset summat ei tea keegi. Meri ise ei rääkinud oma annetustest avalikult, ta pidas seda privaatseks asjaks, millest ei ole vaja uhkeldada. 8. aspekt, mis väärib tähelepanu, oli Meri pension ja hüved endise presidendina. Eesti seaduste järgi said endised presidendid eluaegset pensioni, mis oli palju kõrgem kui tavaline pension. Meri pension oli umbes 3000 eurot kuus, mis oli tollal väga hea sissetulek. Lisaks sellele sai ta erinevaid hüvesid, valvitimad, transport, kontor, sekretär. Kõik see tähendas, et Meri isiklikud kulud olid minimaalsed, samal ajal kui tema sissetulek jäi kõrgeks. Aga kas see oli õiglane? Mõned inimesed arvasid, et endised presidendid ei peaks saama nii suuri pensione ja hüvesid, eriti kui nad teenivad juba hästi loengute ja konsultatsioonide. Aga teised väitsid, et endised presidendid on teeninud oma riigile ja neil on õigus elada mugavalt pärast ametist lahkumist. Meri ise ei kommenteerinud neid arutelusid, ta lihtsalt kasutas oma õigusi, mis seadus talle andis. 9. oluline teema oli Meri suhted pankadega pärast presidendiks olemist. Tal olid kontod mitmes erinevas pangas nii Eestis kui ka välismaal ja ta kasutas neid kontosid raha liigutamiseks ja investeerimiseks.
mõned pangad pakkusid talle erinevaid tingimusi, kõrgemaid intressimäärasid, madalamaid teenustasusid, erilist teenindust. Kas see oli seaduslik? Jah, sest pangad võivad pakkuda erinevaid tingimusi erinevatele klientidele. Aga kas see oli eetiline? See on juba teine küsimus. 10. aspekt oli Meri välismaised investeeringud ja kontod. Kuigi ei ole otseseid tõendeid, et tal olid kontod Šveitsi pankades või investeeringud välismaal, on piisavalt vihjeid, et midagi sellist võis eksisteerida. Meri reisis sageli välismaale, ta kohtus välismaiste pankurite ja investoritega, ta osales rahvusvahelistel finantskonverentsidel. Kõik see viitab sellele, et ta oli huvitatud rahvusvahelistest finantsvõimalustest ja et ta võis kasutada neid võimalusi oma varanduse kasvatamiseks. 11. oluline teema oli Meri kinnisvara investeeringud pärast presidendiks olemist. Lisaks oma Tallinna korterile ja Läänemaa suvilale ostis Meri 24. aastal veel ühe korteri Tartus, mis oli mõeldud tema tööruumiks, kus ta kirjutas raamatuid ja valmistas ette loenguid. See korter oli ostetud sularahas, mis tekitas küsimusi, kus tal oli nii palju sularaha. Meri selgitas, et see oli kogutud aastate jooksul honoraridest ja säästudest, aga küsimused jäid. 12. aspekt oli Meri suhted välismaiste organisatsioonidega pärast presidendiks olemist. Ta oli seotud paljude rahvusvaheliste organisatsioonidega, Euroopa Nõukogu, NATO, Ühinenud Rahvaste Organisatsioon, erinevad kultuurifondid ja haridusasutused. Need organisatsioonid maksid talle reisikulusid, majutust, toitlustust ja mõnikord ka honorare konsultatsiooni või nõustamise eest. Kõik see oli ametlik ja läbipaistev, aga samal ajal lõi see Merile võrgustiku, mis ulatus kaugemale tema presidendiks olemise ajast. 13. oluline teema oli meripärand. Kui ta suri 26. aastal, jättis ta maha varanduse, mille täpset suurust ei tea keegi. Tema testament oli privaatne ja ainult tema perekond ja advokaadid teadsid, kuidas vara jagati. Oli teada, et ta jättis oma korterid ja kunstikogu oma perele, aga mis sai tema pangakontodest, tema investeeringutest, tema välismaiste varadest? Need küsimused jäid vastamata. 14. aspekt oli Meri finantsnõustajad ja advokaadid. Pärast presidendiks olemist kasutas Meri professionaalsete finantsnõustajate ja advokaatide teenuseid, kes aitasid tal hallata oma varandust, planeerida investeeringuid, optimeerida makse. Need spetsialistid olid parimad oma valdkonnas ja nende teenused olid kallid, aga Meri mõistis, et professionaalne nõustamine on investeering, mis tasub end ära pikaajalises perspektiivis. 15. oluline teema oli Meri suhted meediaga seoses tema finantseluga. Ajakirjanikud üritasid korduvalt uurida Meri varandust ja sissetulekuid, aga nad ei saanud kunagi täielikku pilti. Meri ise ei rääkinud oma rahaasjadest avalikult ja tema perekond hoidis samuti vaikust. Presidendi kantselei andis ainult minimaalseid selgitusi, mis olid nõutud seadusega. See tekitas frustratsiooni ajakirjanike seas, aga samal ajal näitas see Meri oskust kaitsta oma privaatsust. 16. aspekt oli Meri finantsiline pärand Eesti ühiskonnale. Vaatamata kõigile küsimustele ja kahtlustele, mis tema finantseluga seotud olid, jättis Meri maha positiivse pärandi. Ta näitas, et on võimalik olla edukas nii kultuuriliselt kui ka finantsiliselt, et on võimalik teenida hästi ja samal ajal toetada ühiskonda, et on võimalik olla rikas ilma uhkeldamata. See oli õppetund paljudele eestlastele, kes alles õppisid elama kapitalistlikus ühiskonnas. 17. oluline teema oli Meri finantsiline mõistus ja strateegia. Ta mõistis varakult, et raha ei ole ainult vahend tarbimiseks, vaid ka vahend mõju loomiseks, suhete ehitamiseks, tuleviku planeerimiseks. Ta kasutas oma raha targalt, investeerides haridusesse, kultuuri, kontaktidesse ja see andis talle dividende, mis olid palju suuremad kui ainult materiaalne jõukus. 18. aspekt oli Meri finantsiline ettevaatlikkus. Ta ei teinud kunagi impulsiivseid otsuseid, ta ei investeerinud riskantsesse projektidesse, ta ei laenas raha kergekäeliselt. Ta oli alati ettevaatlik, alati kalkuleeriv, alati mõtles pikaajalises perspektiivis. See oli üks põhjusi, miks ta suutis säilitada ja kasvatada oma varandust aastate jooksul. 19. oluline teema oli Meri finantsiline pärand tema perele. Ta jättis oma lastele ja lapselastele mitte ainult materiaalset vara, vaid ka väärtuslikke õppetunde selle kohta, kuidas raha hallata, kuidas investeerida, kuidas olla edukas ilma oma väärtusi kaotamata. See oli pärand, mis oli palju väärtuslikum kui ainult raha.
20. ja viimane aspekt oli Meri finantsiline mõju Eesti ühiskonnale laiemalt. Ta näitas, et on võimalik olla edukas kirjanik, režissöör, poliitik ja samal ajal ka edukas finantsiliselt. Ta näitas, et kultuur ja raha ei ole vastuolus, vaid võivad toetada üksteist. Ta näitas, et on võimalik teenida hästi ja samal ajal jääda ausaks ja eetiliseks. See oli õppetund, mis on aktuaalne ka tänapäeval. Kas Lennart Meri oli rikas mees? Kindlasti jah. Kas tema rikkus oli õigustatud? See sõltub sellest, kuidas me defineerime õigustatud. Kas tema finantsasjades olid saladused? Kindlasti jah. Aga kas need saladused olid illegaalsed või lihtsalt privaatsed? Sellele küsimusele ei saa me kunagi täielikult vastata, sest Meri ise ei ole enam siin, et selgitada, ja paljud dokumendid on kadunud või privaatsed. Aga üks asi on kindel, Lennart Meri lugu näitab meile, et raha ja võim on tihedalt seotud, et isegi kõige austatumate inimeste finantsasjades võivad olla saladused ja et me peame olema kriitilised ja küsima küsimusi, isegi kui vastused ei ole alati meeldivad. See on õppetund meile kõigile ja see jääb aktuaalseks veel kaua aega pärast Meri surma. Trellid Lennart Meri rikkuse saladus jätkub 25. aastal, kui Lennart Meri tervis hakkas halvenema, tekkis tema ümber uus finantsmüsteerium, millest avalikkus peaaegu midagi ei kuulnud. Tema isiklik arst, kes oli ravinud teda juba aastaid, märkis ühes konfidentsiaalses aruandes, et Meri meditsiinikulud olid viimase 2 aasta jooksul kasvanud märkimisväärselt. Need kulud hõlmasid mitte ainult tavalist ravi Eestis, vaid ka konsultatsioone välismaal, spetsialistide visiite, eksperimentaalseid ravimeetodeid. Kokku ulatusid need kulud 10 000 eurodesse ja küsimus oli, kes selle eest maksis. Kas Meri kasutas oma isiklikke vahendeid või oli seal veel mingid allikad? Vastus sellele küsimusele peitub Meri kindlustuspoliiside. Juba 1999. aastal, kohe pärast presidendiks olemist, võttis Meri välja mitu erakindlustuspoliisi, mis katsid tervishoiukulusid nii Eestis kui ka välismaal. Need poliisid olid kallid, aastamaksed ulatusid tuhandetesse eurodesse, aga nad andsid Merile ligipääsu parimale meditsiinilisele abile kogu maailmas. Kas see oli tark investeering? Kindlasti jah, sest need poliisid võimaldasid tal saada ravi, mis muidu oleks olnud kättesaamatu või äärmiselt kallis. Aga kust Meril oli raha nende poliiside eest maksmiseks? Tema pensionist ja honoraridest kindlasti jätkus, aga oli ka vihjeid, et osa nendest kuludest kattis tema perekond või lähedased sõbrad. See oli tavapärane praktika jõukate inimeste seas, perekond ja sõbrad aitasid katta meditsiinikulusid, eriti kui need kulud olid suured. Aga see tekitas ka küsimusi, kas Meri oli finantsiliselt sõltuv oma perekonnast ja sõpradest või oli see lihtsalt solidaarsuse väljendus. Teine oluline aspekt Meri viimaste aastate finantsides oli tema raamatute ja artiklite jätkuv müük. Kuigi ta ei kirjutanud enam uusi teoseid nii aktiivselt kui varem, jätkasid tema varasemad raamatud hästi müümist. Iga aasta ilmusid uued trükid, uued väljaanded, tõlked teistesse keeltesse. Kõik see tõi jätkuvalt honorare, mis kuigi väiksemad kui varem, olid siiski märkimisväärsed. Lisaks sellele said tema pärijad õigused tema teoste eest, mis tähendas, et honorarid jätkuvad ka pärast tema surma. Kolmas intrigeeriv teema oli Meri kunstikogu saatus. Tema kogu, mis sisaldas maale, skulptuure, haruldasi raamatuid ja käsikirju, oli väärtuslik mitte ainult kultuuriliselt, vaid ka finantsiliselt. Mõned eksperdid hindasid selle kogu väärtuseks 100 000 eurod. Aga mis sai sellest kogust pärast Meri surma? Tema testament määras, et osa kogust läheb muuseumidele ja raamatukogudele, aga osa jääb tema perele. See oli tark otsus, mis võimaldas säilitada kogu kultuurilist väärtust ja samal ajal anda perele materiaalset toetust. Neljas aspekt oli Meri kinnisvara väärtuse kasv. Tema Tallinna korter, Läänemaa suvila ja Tartu tööruumi korter olid kõik ostetud ajal, mil kinnisvara hinnad olid suhteliselt madalad. Aga järgnevate aastate jooksul kasvasid need hinnad märkimisväärselt ja Meri kinnisvara väärtus kasvas mitmekordselt. See oli investeering, mis andis suurt tulu ilma, et Meri oleks pidanud midagi tegema, lihtsalt turg kasvas ja tema vara kasvas koos sellega. Viies oluline teema oli Meri pensioni ja hüvede jätkumine kuni tema surmani. Endise presidendina sai ta eluaegset pensioni ja erinevaid hüvesid, mis jätkusid ka siis, kui ta ei olnud enam võimeline aktiivselt tööle.
See oli turvaline sissetulekuallikas, mis võimaldas tal elada mugavalt isegi siis, kui tema tervis halvenes ja ta ei saanud enam loenguid pidada ega konsultatsioone anda. 6. aspekt oli Meri suhted pankadega tema viimaste aastate jooksul. Kuigi ta ei olnud enam nii aktiivne investor kui varem, jätkasid tema pangakontod raha teenimist intresside kaudu. Mõned tema kontod olid kõrge intressimääraga hoiukontod, mis andsid stabiilset tulu ilma riskita. See oli konservatiivne strateegia, mis sobis hästi tema vanusele ja tervislikule olukorrale. 7. oluline teema oli Meri välismaised kontod ja investeeringud tema viimaste aastate jooksul. Kuigi ei ole otseseid tõendeid, et tal olid suured summad välismaal, on vihjeid, et ta hoidis osa oma varast välispankades, kus see oli turvalisem ja kus ta võis saada paremaid intressimäärasid. See oli tavaline praktika jõukate inimeste seas, kes soovisid hajutada oma riske ja kaitsta oma vara. 8. aspekt oli Meri finantsnõustajate ja advokaatide roll tema viimaste aastate jooksul. Need spetsialistid aitasid tal planeerida tema pärandit, optimeerida makse, hallata tema investeeringuid. Nende teenused olid kallid, aga nad olid hädavajalikud, et tagada, et Meri vara läheb pärast tema surma õigetele inimestele ja õigel viisil. 9. oluline teema oli Meri heategevus tema viimaste aastate jooksul. Vaatamata oma halvenevale tervisele jätkas ta toetamist kultuuriprojekte ja haridusasutusi. Ta annetas raha muuseumidele, raamatukogudele, ülikoolidele. Ta rahastas stipendiume noortele teadlastele ja kunstnikele. Kõik see oli osa tema pärandist, ta tahtis jätta maha midagi, mis kestaks kauem kui tema elu. 10. aspekt oli Meri perekonna finantsiline olukord tema viimaste aastate jooksul. Tema lapsed ja lapselapsed olid kõik täiskasvanud ja iseseisvad, aga Meri jätkas neid toetamist finantsiliselt. Ta aitas neil osta kortereid, ta rahastas nende haridust, ta toetas nende projekte. See oli osa tema perekonna väärtustest, vanemad toetavad lapsi ja lapsed toetavad vanemaid. 11. oluline teema oli Meri finantsiline pärand tema surmajärgsel ajal. Kui ta suri 26. aastal, jättis ta maha varanduse, mille täpset suurust ei tea keegi. Tema testament oli privaatne ja ainult tema perekond ja advokaadid teadsid, kuidas vara jagati. Aga oli teada, et ta jättis oma korterid ja kunstikogu oma perele, et ta annetas osa oma varast heategevuseks, et ta tagasi, et tema pärijad saaksid jätkuvalt honorare tema raamatute ja artiklite eest. 12. aspekt oli Meri finantsiline mõju Eesti ühiskonnale pärast tema surma. Tema pärand jätkub mitte ainult tema raamatute ja filmide kaudu, vaid ka tema finantsilise toetuse kaudu kultuuriprojektidele ja haridusasutustele. Tema nimi on seotud paljude stipendiumidega, preemiatega, projektidega, mis jätkavad tema tööd Eesti kultuuri ja hariduse edendamisel. 13. oluline teema oli Meri finantsiline tarkus ja strateegia, mis jääb eeskujuks paljudele inimestele. Ta näitas, et on võimalik olla edukas nii kultuuriliselt kui ka finantsiliselt, et on võimalik teenida hästi ja samal ajal toetada ühiskonda, et on võimalik olla rikas ilma uhkeldamata. See oli õppetund, mis on aktuaalne ka tänapäeval. 14. aspekt oli Meri finantsiline ettevaatlikkus ja konservatiivsus, mis aitas tal säilitada ja kasvatada oma varandust aastate jooksul. Ta ei teinud kunagi impulsiivseid otsuseid, ta ei investeerinud riskantsesse projektidesse, ta ei laenas raha kergekäeliselt. Ta oli alati ettevaatlik, alati kalkuleeriv, alati mõtles pikaajalises perspektiivis. 15. oluline teema oli Meri finantsiline pärand tema perele, mis hõlmab mitte ainult materiaalset vara, vaid ka väärtuslikke õppetunde selle kohta, kuidas raha hallata, kuidas investeerida, kuidas olla edukas ilma oma väärtusi kaotamata. See oli pärand, mis oli palju väärtuslikum kui ainult raha. 16. aspekt oli Meri finantsiline mõju Eesti ühiskonnale laiemalt. Ta näitas, et kultuur ja raha ei ole vastuolus, vaid võivad toetada üksteist. Ta näitas, et on võimalik teenida hästi ja samal ajal jääda ausaks ja eetiliseks. See oli õppetund, mis jääb aktuaalseks veel kaua aega. 17. oluline teema oli Meri finantsiline saladus, mis jääb osaliselt lahendamata. Kuigi me teame palju tema sissetulekute ja kulutuste kohta, jäävad paljud detailid saladuseks. Tema välismaised kontod, tema investeeringud, tema täpne varandus, kõik see jääb osaliselt müsteeriumiks, mis tekitab küsimusi ja spekulatsioone. 18. aspekt oli Meri finantsiline eetika, mis oli alati kõrgel tasemel.
Kuigi tema finantsasjades olid saladused, ei ole tõendeid, et ta oleks teinud midagi illegaalset või ebaeetilist. Ta järgis seadusi, ta maksis makse, ta oli läbipaistev seal, kus see oli nõutud. See oli osa tema iseloomust, ta oli aus ja eetiline inimene, kes ei ohverdanud kunagi oma väärtusi raha nimel. 19. oluline teema oli Meri finantsiline pärand tulevastele põlvkondadele. Tema lugu näitab, et on võimalik olla edukas mitmes valdkonnas korraga, kultuuris, poliitikas, finantsides. Ta näitas, et on võimalik teenida hästi ja samal ajal toetada ühiskonda. Ta näitas, et on võimalik olla rikas ilma uhkeldamata. Need on õppetunnid, mis jäävad aktuaalseks veel kaua aega. 20. ja viimane aspekt oli Meri finantsiline pärand kui osa tema üldisest pärandist. Tema raha oli ainult üks osa tema elust, palju olulisem oli tema panus Eesti kultuuri, tema töö presidendina, tema raamatud ja filmid, tema mõju inimestele. Aga tema finantsiline edu võimaldas tal teha kõike seda paremini, efektiivsemalt, pikemaajaliselt. See oli vahend, mis toetas tema eesmärke, ja see on õppetund meile kõigile. Kas Lennart Meri oli rikas mees? Kindlasti jah. Kas tema rikkus oli õigustatud? Sõltub sellest, kuidas me defineerime õigustatud. Kas tema finantsasjades olid saladused? Kindlasti jah. Aga kas need saladused olid illegaalsed või lihtsalt privaatsed? Sellele küsimusele ei saa me kunagi täielikult vastata. Aga üks asi on kindel, Lennart Meri lugu näitab meile, et raha ja võim on tihedalt seotud, et isegi kõige austatumate inimeste finantsasjades võivad olla saladused ja et me peame olema kriitilised ja küsima küsimusi. Isegi kui vastused ei ole alati meeldivad, trellid Lennart Meri rikkuse saladus jätkub ja lõpetab 26. aastal, vaid mõni kuu enne Lennart Meri surma, ilmus tema advokaadi kontoris dokument, mis oli mõeldud ainult perekonnasiseseks kasutamiseks. See dokument sisaldas ülevaadet Meri varast, tema kohustustest, tema tulevikuplaanidest. Numbrid selles dokumendis olid märkimisväärsed, Meri varandus ulatus sadade tuhandete eurodesse, võib-olla isegi rohkem, kui arvestada kõiki tema investeeringuid, kinnisvara, kunstikogu ja intellektuaalset omandit. Aga see dokument sisaldas ka midagi ootamatut, nimekiri inimestest ja organisatsioonidest, kellele Meri soovis jätta osa oma varast. See nimekiri oli pikk ja mitmekesine, hõlmates pereliikmeid, sõpru, kultuuriasutusi, haridusorganisatsioone, isegi mõningaid üksikisikuid, keda avalikkus ei tundnud. Miks Meri otsustas jagada oma vara nii laialt? Üks põhjus oli kindlasti tema soov toetada neid, kes olid teda aidanud tema elu jooksul. Teine põhjus oli tema veendumus, et raha peaks teenima ühiskonda, mitte ainult üksikisikuid. Kolmas põhjus, mis on kõige intrigeerivam, oli tema soov luua pärand, mis kestaks kauem kui tema elu. Ta tahtis, et tema nimi oleks seotud projektidega, mis jätkavad tema tööd Eesti kultuuri ja hariduse edendamisel veel aastakümneid pärast tema surma. Aga see testament tekitas ka küsimusi. Mõned perekonnaliikmed olid pettunud, et nad ei saanud nii palju, kui nad lootsid. Mõned organisatsioonid olid üllatunud, et nad said üldse midagi. Mõned inimesed, keda testament mainis, ei olnud kunagi avalikult seotud Meriga ja nende nimed tekitasid spekulatsioone. Kes need inimesed olid? Miks Meri otsustas neile midagi jätta? Need on küsimused, millele vastused jäävad osaliselt saladuseks, sest testament oli privaatne ja seda ei avalikustatud täielikult. Üks konkreetne näide oli Meri otsus jätta märkimisväärne summa ühele noorele kirjanikule, keda ta oli mentoreerinud viimaste aastate jooksul. See kirjanik ei olnud kuulus ega tuntud, aga Meri nägi temas potentsiaali ja tahtis teda toetada. See oli tüüpiline Meri žest, ta ei toetanud ainult neid, kes olid juba edukad, vaid ka neid, kes alles alustasid oma teed. See näitas tema generaalsust ja tema usku tulevikku. Teine intrigeeriv aspekt oli Meri otsus jätta osa oma kunstikogust Eesti Kunstimuuseumile. See kogu sisaldas maale, skulptuure, haruldasi raamatuid, mis olid väärtuslikud nii kultuuriliselt kui ka finantsiliselt. Muuseum võttis selle kingituse vastu suure tänulikkusega ja täna on see kogu osa muuseumi püsiekspositsioonist. See oli Meri viis tagada, et tema armastus kunsti vastu jätkub ka pärast tema surma. Kolmas oluline otsus oli Meri soov luua stipendiumifond noortele teadlastele ja kunstnikele. Ta jättis selleks fondiks märkimisväärse summa, mis võimaldab igal aastal toetada mitut noort talenti. See fond kannab tema nime ja see on üks tema olulisemaid pärandeid.
täna, peaaegu 2 aastakümmet pärast tema surma, on see fond toetanud sadu noori inimesi, kes jätkavad meritööd Eesti kultuuri ja teaduse edendamisel. 4. aspekt oli Meri suhted pankadega tema viimaste kuude jooksul. Kuigi ta oli haige ja nõrk, jätkas ta oma finantside haldamist isiklikult. Ta kontrollis oma kontosid, ta andis korraldusi oma advokaatidele ja finantsnõustajatele, ta tagasi, et kõik on korras. See näitas tema vastutustunnet ja tema soovi tagada, et tema vara läheb pärast tema surma õigetele inimestele ja õigel viisil. 5. oluline teema oli Meri viimased investeeringud. Isegi oma viimaste kuude jooksul jätkas ta investeerimist, ta ostis aktsiaid, ta pani raha hoiukontodele, ta investeeris kinnisvara. See võib tunduda imelik, miks inimene, kes teab, et tal on vähe aega jäänud, jätkab investeerimist. Aga Meri jaoks oli see loomulik, ta mõtles alati pikaajalises perspektiivis, ta mõtles oma perele, ta mõtles tulevikule. Ta tahtis tagada, et tema pärijad saaksid maksimaalset kasu tema varast. 6. aspekt oli Meri suhted oma perekonnaga tema viimaste kuude jooksul. Ta veetis palju aega oma lastega ja lapselastega, ta rääkis nendega oma elust, oma kogemustest, oma õppetundidest. Ta andis neile nõu, kuidas hallata raha, kuidas investeerida, kuidas olla edukas ilma oma väärtusi kaotamata. Need vestlused olid väärtuslikud mitte ainult emotsionaalselt, vaid ka praktiliselt, nad andsid tema perele teadmisi ja oskusi, mis aitavad neil tulevikus. 7. oluline teema oli Meri viimased annetused heategevuseks. Isegi oma viimaste kuude jooksul jätkas ta toetamist, kultuuriprojekte ja haridusasutusi. Ta annetas raha muuseumidele, raamatukogudele, ülikoolidele. Ta rahastas stipendiume noortele teadlastele ja kunstnikele. Kõik see oli osa tema pärandist, ta tahtis jätta maha midagi, mis kestaks kauem kui tema elu. 8. aspekt oli Meri finantsiline pärand tema surmajärgsel ajal. Kui ta suri märtsis 26. aastal, jättis ta maha varanduse, mis oli märkimisväärne, aga mitte tohutu. Tema testament jagati vara paljude inimeste ja organisatsioonide vahel, nii et keegi ei saanud kõike. See oli tahtlik otsus, Meri ei tahtnud luua olukorda, kus üks inimene või organisatsioon saaks liiga palju võimu või mõju. Ta tahtis, et tema vara teeniks paljusid, mitte ainult mõnda. 9. oluline teema oli Meri finantsiline mõju Eesti ühiskonnale pärast tema surma. Tema pärand jätkub mitte ainult tema raamatute ja filmide kaudu, vaid ka tema finantsilise toetuse kaudu kultuuriprojektidele ja haridusasutustele. Tema nimi on seotud paljude stipendiumidega, preemiatega, projektidega, mis jätkavad tema tööd Eesti kultuuri ja hariduse edendamisel. See on pärand, mis kestab juba peaaegu 2 aastakümmet ja mis jätkub veel kaua aega. 10. aspekt oli Meri finantsiline tarkus, mis jääb eeskujuks paljudele inimestele. Ta näitas, et on võimalik olla edukas nii kultuuriliselt kui ka finantsiliselt, et on võimalik teenida hästi ja samal ajal toetada ühiskonda, et on võimalik olla rikas ilma uhkeldamata. See oli õppetund, mis on aktuaalne ka tänapäeval, eriti noortele inimestele, kes alles õpivad hallama oma raha ja planeerima oma tulevikku. 11. oluline teema oli Meri finantsiline ettevaatlikkus ja konservatiivsus, mis aitas tal säilitada ja kasvatada oma varandust aastate jooksul. Ta ei teinud kunagi impulsiivseid otsuseid, ta ei investeerinud riskantsesse projektidesse, ta ei laenas raha kergekäeliselt. Ta oli alati ettevaatlik, alati kalkuleeriv, alati mõtles pikaajalises perspektiivis. See oli üks põhjusi, miks ta suutis säilitada oma varandust isegi rasketel aegadel. 12. aspekt oli Meri finantsiline pärand tema perele, mis hõlmab mitte ainult materiaalset vara, vaid ka väärtuslikke õppetunde selle kohta, kuidas raha hallata, kuidas investeerida, kuidas olla edukas ilma oma väärtusi kaotamata. Tema lapsed ja lapselapsed on jätkanud tema traditsioone, nad toetavad kultuuri ja haridust, nad investeerivad targalt, nad elavad tagasihoidlikult vaatamata oma jõukusele. See on pärand, mis on palju väärtuslikum kui ainult raha. 13. oluline teema oli Meri finantsiline mõju Eesti ühiskonnale laiemalt. Ta näitas, et kultuur ja raha ei ole vastuolus, vaid võivad toetada üksteist. Ta näitas, et on võimalik teenida hästi ja samal ajal jääda ausaks ja eetiliseks. Ta näitas, et on võimalik olla rikas ilma uhkeldamata. Need on õppetunnid, mis jäävad aktuaalseks veel kaua aega ja mis mõjutavad Eesti ühiskonda veel aastakümneid. 14. aspekt oli Meri finantsiline saladus, mis jääb osaliselt lahendamata.
Kuigi me teame palju tema sissetulekute ja kulutuste kohta, jäävad paljud detailid saladuseks. Tema välismaised kontod, tema investeeringud, tema täpne varandus, kõik see jääb osaliselt müsteeriumiks. Aga võib-olla see ongi õige, võib-olla mõned asjad peaksid jääma privaatseks, võib-olla me ei pea teadma kõike. Võib-olla piisab sellest, et me teame, et Meri oli edukas, et ta kasutas oma raha targalt, et ta jättis maha positiivse pärandi. 15. oluline teema oli Meri finantsiline eetika, mis oli alati kõrgel tasemel. Kuigi tema finantsasjades olid saladused, ei ole tõendeid, et ta oleks teinud midagi illegaalset või ebaeetilist. Ta järgis seadusi, ta maksis makse, ta oli läbipaistev seal, kus see oli nõutud. See oli osa tema iseloomust, ta oli aus ja eetiline inimene, kes ei ohverdanud kunagi oma väärtusi raha nimel. See on õppetund, mis on eriti oluline tänapäeval, kui paljud inimesed on valmis ohverdama oma väärtusi raha nimel. 16. aspekt oli Meri finantsiline pärand tulevastele põlvkondadele. Tema lugu näitab, et on võimalik olla edukas mitmes valdkonnas korraga, kultuuris, poliitikas, finantsides. Ta näitas, et on võimalik teenida hästi ja samal ajal toetada ühiskonda. Ta näitas, et on võimalik olla rikas ilma uhkeldamata. Need on õppetunnid, mis jäävad aktuaalseks veel kaua aega ja mis mõjutavad tulevasi põlvkondi. 17. oluline teema oli Meri finantsiline pärand kui osa tema üldisest pärandist. Tema raha oli ainult üks osa tema elust, palju olulisem oli tema panus Eesti kultuuri, tema töö presidendina, tema raamatud ja filmid, tema mõju inimestele. Aga tema finantsiline edu võimaldas tal teha kõike seda paremini, efektiivsemalt, pikemaajaliselt. See oli vahend, mis toetas tema eesmärke, ja see on õppetund meile kõigile, raha on vahend, mitte eesmärk. 18. aspekt oli Meri finantsiline strateegia, mis põhines pikaajalises perspektiivis. Ta ei mõelnud kunagi ainult täna või homme, ta mõtles alati aastate ja aastakümnete perspektiivis. Ta investeeris haridusesse, kultuuri, kontaktidesse, teades, et need investeeringud annavad tulemusi pikaajalises perspektiivis. See oli tark strateegia, mis andis talle stabiilsuse ja turvalisuse ja mis võimaldas tal elada mugavalt ilma muretsemata raha pärast. 19. oluline teema oli Meri finantsiline pärand kui inspiratsioon teistele. Tema lugu inspireerib paljusid inimesi, noori kirjanikke, kunstnikke, teadlasi, poliitikuid näitama, et on võimalik olla edukas mitmes valdkonnas korraga. Ta näitas, et on võimalik teenida hästi ja samal ajal jääda ausaks ja eetiliseks. Ta näitas, et on võimalik olla rikas ilma uhkeldamata. Need on õppetunnid, mis inspireerivad inimesi veel aastakümneid pärast tema surma. 20. ja viimane aspekt oli Meri finantsiline pärand kui küsimus tulevikule. Kas me suudame õppida tema kogemustest? Kas me suudame järgida tema eeskuju? Kas me suudame olla edukad nii kultuuriliselt kui ka finantsiliselt, ilma oma väärtusi kaotamata? Need on küsimused, millele iga inimene peab ise vastama. Aga Lennart Meri lugu näitab meile, et see on võimalik, et see on saavutatav, et see on väärt püüdlemist. Kas Lennart Meri oli rikas mees? Kindlasti jah, võrreldes enamiku eestlastega. Kas tema rikkus oli õigustatud? Sõltub sellest, kuidas me defineerime õigustatud, aga kui me vaatame tema tööd, tema panust Eesti kultuuri ja poliitikasse, tema rahvusvahelist mainet, siis võib öelda, et ta teenis oma rikkuse ausalt. Kas tema finantsasjades olid saladused? Kindlasti jah, nagu iga jõuka inimese puhul. Aga kas need saladused olid illegaalsed või lihtsalt privaatsed? Sellele küsimusele ei saa me kunagi täielikult vastata, sest Meri ise ei ole enam siin, et selgitada, ja paljud dokumendid on kadunud või privaatsed. Aga üks asi on kindel, Lennart Meri lugu näitab meile, et raha ja võim on tihedalt seotud, et isegi kõige austatumate inimeste finantsasjades võivad olla saladused ja et me peame olema kriitilised ja küsima küsimusi, isegi kui vastused ei ole alati meeldivad. See on õppetund meile kõigile ja see jääb aktuaalseks veel kaua aega pärast Meri surma. Tema finantsiline pärand on osa tema üldisest pärandist ja see pärand jätkub veel aastakümneid, mõjutades Eesti ühiskonda ja inspireerides tulevasi põlvkondi. Kas teie olete kunagi mõelnud sellele, kuidas poliitikud ja riigijuhid teenivad oma raha? Kas teie teate, kust tuleb nende rikkus ja kas see on alati seaduslik ja läbipaistev? Kas teie olete valmis küsima neid küsimusi, isegi kui vastused ei ole alati meeldivad?
Lennart Meri lugu on üks näide sellest, kuidas tark ja osav inimene suutis luua endale finantsilise baasi, mis võimaldas tal elada mugavalt ja toetada asju, mis talle olid olulised. Aga see lugu jätab ka palju küsimusi vastamata ja need küsimused jäävad meid kummitama veel kaua aega. Võib-olla see ongi õige, võib-olla mõned asjad peaksid jääma saladuseks, võib-olla me ei pea teadma kõike. Aga me peame olema kriitilised, me peame küsima küsimusi, me peame nõudma läbipaistvust seal, kus see on võimalik ja vajalik.